kui sul on pere ja sul on teatud kohustused, siis sul on juba vastutus, eks ju. Nendega, need sa pead nagu tagama, et sa tõesti, et sa kedagi teist ei jäta oma otsustega nagu nälga või hätta. Kuigi kindlasti on tähtis jällegi ka elukaaslase, kui peaks olema selline olukord, elukaaslase toetus. Mul on tunne, et kindlasti on palju inimesi, kelle näiteks kes tahaksid teha seda muutust, mis tähendab seda, et nende terve pere nagu eelarve muutuse tegemisel väheks vähesemaks. Nüüd on, ma arvan, tohutult oluline see, kas su partner ja paariline toetab sind selle muutuse keskel, on nõus oma mugavusest reisida või nii edasi loobuma mingiks ajaks, võib-olla vahetama kodu väiksema vastu, et sina saaksid nagu siis ise tegeleda endaga ja siin peab ikkagi olema partneris nagu selge taju ja arusaam ja usk ja selleks on vaja omavahel hästi palju rääkida, et meie mõlema elu läheb paremaks, kui me mõlemad ikkagi töötame selles suunas, et teha rohkem seda, mida me armastame. Ja see on hästi naljakas, et tegelikult läheb kohe paremaks sellepärast, et raha ju võimaldab meile osta koju mingisuguseid hüvesi ja tõesti käiagi reisidel, aga palju käivad inimesed reisidel ja on kogu selle reisi tülitsevad ikkagi, sellepärast nad seest on pinges ja vihased ja siis see pinge ja viha väljendub üksteise peale, aga tegelikult selle aluseks on ikkagi nagu sügav rahulolematus oma elusituatsiooni eest. Aga nii, kui tekib see tunne, et nagu vau, et ma vähemalt teen mingeid väikseid samme oma unistuste elu loomise pooles, siis kuidagi tuleb silme uusse ära, seks läheb paremaks, nagu omavaheline suhtlus läheb paremaks ja et see on nii pöördvardelises suhtes, et kuidas kodus on ja kuidas tööl on, et need kaks asja peavad omavahel koos töötama. Ja selle ülemineku jaoks on minu meelest kõige olulisem hakata kuskilt pihta, et midagi teha kas või kohe nüüd ja see midagi, mida teha, on kas või mõtlemine sellele teemale süsteemselt. Alustades visualiseerimisest, et alustades nagu sellest, et ma võtan aja ja tõesti proovin enda peas ikkagi kujutada ette, millist elu ma tahan elada. Mis need elemendid on seal, millist inimestega ma suhtlen, milline näeb välja minu hommik, milline on mu õhtu, et mulle tekiks mingisugune nagu kompassist pole kasu, kui ma ei tea, kuhu ma olen liikumas. Ja mul tekiks see visioon, kuhu ma olen liikumas, et mulle tundub, et probleem on suures osas juba seal, et paljud on nii selle maatriksi, nagu selle filmi maatriksi mõttes nagu süsteemi sees, et nad on kaotanud igasuguse lootuse, et üldse saab paremaks ja nad on mingi löönud käega, et ei saagi minna paremaks ja seda funktsioneerivad ja hädaldavad. Ja see esimene sükses staadiumis oleval inimesele, kes funktsioneerib ja hädaldab, ongi see, et hakka lugema mingeid eneseabi raamatuid, midagigi, mis paneks su vaatama peeglisse ja tekitaks usku, et kuule, kui need tüübid said, ma saan ka, et alustasid raamatutest ja see ongi ju nii naljakas, et vaata, miks see nii oluline on, see, et mõtlemisest tekiks muutus, mitte et on vaja kohe mingit suurt asja väljas, sest kui mõtlemisest tekib muutus vestlustes, mida sa inimestega pead ja kui tekib muutus vestlustes, oletame, sa satud mingi suvalisel hetkel, lähed mingile õhtusöögile, kellegi oled koos ja seal on mingi võõras inimene. Kui see oleks muidu see hädaldav tüüp, eks ju seepärast, et sul on kõik halvasti, sul ei meeldi su töö, siis sa ju seltskonnas räägid sama juttu. Ja nüüd on seal seltskonnas see tüüp, kellel tegelikult võiks olla just sinusugust venda vaja. Aga parasjagu oled sina tüüp, kes hädaldab ja ilmselgelt keegi sind ei kutsu mingiks äripartneriks või üldse ei anna sulle uut võimalustki, sest mul ei ole vaja hädaldajad oma kõrvale. Aga tänu sellele, et nüüd see tüüp on võib-olla lugenud mingit eneseabi raamatut, käinud mingisugusele eneseabi motivatsiooniga hoolitusele ja saanud sükse tunde, et midagi võiks nagu teha, siis ta räägib veidike lahenduste kesksemalt ja lahenduste keskseid töötajaid või partnereid on igal pool vaja. Ja nüüd tekib täpselt samast söögilauast hoopis uus vestlus ja automaatselt see asi viib järgmise asjani. Ehk kokkuvõttes ma arvan, et sükest ühtset plaani, mitte ma arvan, ma tean, et sükest ühtset plaani ei ole võimalik teha elu äriplaani oma elule. Seepärast elu läheb ikkagi, saatus kujuneb läbi kohtumiste, mis sul on. Aga kohtumised kujunevad läbi selle, mida sa kohtumistel räägid, mis inimene sa oled. Ja nüüd ongi küsimus, kuidas oma mõtlemine saada korda ja ma arvan, et see on põhiasi, kust kõik peaksid alustama oma töö, oma mõtlemise. Kas mentori kaasamine võiks ka avada silmi ja mõtlemaailma puhastada, parandada? Mentor on kindlasti alati hea, eks ju, aga nüüd on see, et millise mentori sa oma ellu tõmbad ja mentorid on ka väga erinevad, eks ju. Ja mulle tundub, mu enda elus on ikkagi läinud nii, et ka mentorid on sellised inimesed, kes tulevad sinu juurde ise, kui nad näevad,
et sa oled ise esimesed sammud astunud, et siis see mentori kvaliteet automaatselt muutub, sest need esimesed sammud ongi see, et sa tõesti oled midagi lugenud, mõelnud, rääkinud, alustanud, oletame, sul on mingi idee ja sa oled kuidagi tegutsema hakanud. Ja siis paraku mingitele inimestele tekitab see sümpaatiat ja nagu sükest, et selles tüübis on lootus, see on täpselt nagu kerjustega. Et statistika näitab, et inimesed annavad mingil põhjusel nagu rohkem raha kerjustele, kes on rõõmsad, kes nagu on niised naeratavad ja tänavad, sest neil on tunne, et sellel tüübil on sellest rahast nagu kasu, aga kui keegi on lihtsalt seal nagu vaatab allapoole ja käsi, siis tundub, mis ma annan, et sellest pole nagu nii kasu ja kuidagi ei aktiveeru see nagu empaatia nii väga. Ehk mentori puhul ka mulle tundub, et ma ise, kuna mult tihti küsivad nooremad ettevõtjad nõu ja nii edasi, ma ei viitsi kõiki nagu aidata, seepärast mulle tundubki, et tüüp, et nagu sa tahad mult küll abi ja ma olen vahel saanud inimestega kokku ja nad tahavad nagu abi, tahavad rääkida, aga nad on nagu nii nullpunktis, et nad pole üldse midagi ära teinud. Et mulle tundub, et ikkagi see mentor saab sulle anda rohkem abi, kui sa midagi omalt poolt juba ära teinud, sest sa alati tead, mingi samm on sul juba teada, et seda peaks tegema. Keskkond kujundab meie iseloomu ja selles suhtes võiks öelda valdav osa eestlasi võib erineda mingist valdavast osast inimestest, kes on kasvanud Sydneys mingitel teatud käitumismaneeridelt, aga ikkagi eestlane, ma võtaksin seda tausta kõike nagu kingitust, et see riik on andnud igale inimesele, kes siin on, niivõrd unikaalse nagu niisuguse põhja, mida ei ole kuskil ühelgi teisel maailma rahval. Mingisugune niisugune visadus ja mingisugune jonn ja mingisugune niisugune tugevus on siit riigist taustana tulnud. Ja nüüd on küsimus, et mida sellega teha, eks ju. Ja siin ongi ju näha, kuidas osad lähevad ja jõuavad ja osad ei jõua kuskile ja kool on, ma arvan, siin hästi oluline asi, et kuna keegi ütles hästi hea lause, et need, kes olid koolis 5, töötavad nende alluvuses täna, kes olid koolis 4-lised ja need, kes siis olid 4-lised, töötavad nende ettevõtetes, kes olid 3-lised. Aga kui vaadata neid 3-lisi ja 5-lisi, siis nende ju vahe on see, et need 3-lised, mitte see ei ole üldistusega, kõik 3-lised on ettevõtte juhid või omanikud, aga ikkagi on mingi teatud hulk inimesi, kes tegutseb olukordade kiuste ja loob oma reegleid ja otsustab, et ükskõik, mida kõik teised mulle räägivad sellest, mis on võimalik või ei ole või mis on võimatu, siis mus on miskit, ma pean viima selle ellu, mis siin sees on. Ja need 5-lised, need lihtsalt alluvad mitte nagu firmadele või inimestele, nad alluvad reeglitele, mis nad on iseenda pähe võtnud, et need on reeglid. Kuigi reeglid ei ole olemas ju, Richard Branson ja kõik erinevad tüübid ju räägivad break the rules, make the rules, Aga selleks jällegi, et saada seda julgust, et nagu teha oma reegleid, ma näen veel kord, on vaja seda, et sa esiteks üldse teed seda, mis sind huvitab, sest siis see, mis sa teed juba, saab olema veidike unikaalsem. Teiseks, sa loed, minu meelest raamat võib olla ideaalne näide mentorist, et sa loedki esialgu tüüpide mõtteid, kelle mõtete eest sa talle kohvitassi kõrval raha ei jõuaks maksta, aga nad on need pannud nagu raamatutesse. Ja kokkuvõttes see ongi nagu koopia teise tüübi mõtlemisest ja see on ikkagi algus, et mentor võiks olla ka raamat.